meeldib ujuda. Tõuse püsti, kui sa arvad, et vesi on oluline. Nüüd on meil hea meel kutsuda lavale teadur Urmas Lips. Tere kõigile! Tundub, et teil on olnud väga lõbus päev. Mul oli lapsepõlves samuti, et õppimine oli väga lõbus. See oli üks tore tegevus. Ja täna mul paluti rääkida natukene teile mereteadusest. Ma töötan Tallinna Tehnikaülikoolis Meresüsteemide Instituudis ja meie ülesandeks on uurida merd. Ja miks me seda teeme? Loomulikult selleks, et teada, mis temperatuur on ja öelda teile, kas homme saab ujuma minna ja nendele, kes purjetavad, et palju lainet ja tuult on, et kas saab ikka purjetama minna. Aga tegelikult on inimesed mures ka natuke sellepärast, et kuidas merel läheb. Et on probleeme, ise olete ka kuulnud, suviti, sinivetikad segavad, hapnik saab otsa, meres võib olla hästi palju prügi ja seda enam, et järjest rohkem tahetakse merelt midagi saada. Lisaks sellele, et püütakse kalasid, tahetakse ka merest nüüd hakata tuuleparke rajama, vett võtta tuumajaama jaoks, et jahutada reaktoreid maha, kaevandada merest, kalakasvatusi rajada, igasugu asju. Et siin kaardi peal praegu näiteks on see, et palju on Eestis sadamaid. Selle kaardi peal näete sadamaid, laevad, kus liiguvad ja siin on siis sellised kohad, kuhu tahetakse tuuleparke või kalakasvatusi rajada. Need on need viirutatud alad, et kui te vaatate, siis ümber Eesti on päris palju, kus tahetakse kõik kasutusele võtta ja siis osad teadlased on mures, et kuhu siis kõik see ülejäänud loodus ära mahub. Ja meie siis uurimegi Tallinna Tehnikaülikoolis erinevad seadmed kasutades ja täna kõige tähtsam loomulikult on meil see uurimislaev, millega me merel käime. Aga siis on erinevaid näiteks helisignaaliga hoovuste mõõtja, erinevad profileerivad poijaamad, mis mõõdavad merepõhjani. See kõige suurem probleem ongi see, et merepinda me näeme, aga mis seal merepinna all on, et kuidas need seadmed sinna saada. Ja kui me laevaga läheme, siis laevaga sõita on hästi kallis, aga siis me püüame kasutada erinevaid selliseid autonoomseid seadmeid, mis on ise meres. Näiteks ookeanis on sellised argopoid, lihtsalt riivivad ringi. Kes teab, mis asi on Archimedese seadus? No see poi on selline, mis siis, ta on täpselt sellise massi ja ruumalaga, ta on enam-vähem mereveega sama tihedusega ja siis vahepeal ta teeb ennast väiksemaks, tema tihedus kasvab, ta vajub alla ja kui ta teeb ennast suuremaks, siis tema tihedus on väiksem kui merevee tihedus ja ta tõuseb pinnale ja nii ta siis ringi käib. Et siin on näha praegu selle kaardi peal, või selle skeemi peal, et kuidas see on, et ta mõnda aega triivib, siis ta läheb teatud sügavusele, Läänemeres näiteks 200 meetrini, hakkab mõõtma, tuleb pinnale, saadab satelliidi kaudu andmed ja nii me teamegi, kuidas vesi, kuidas merel läheb, et mis seal on hapnik, temperatuur, soolsus. Ja meile meeldib eriti kasutada selliseid allveeliugureid, mis on samamoodi selline süsteem, mis on täpselt merevee tihedusega. Kui me teda natuke väiksemaks teeme, siis ta vajub põhja, ta liugleb, tal on tiivad ja sabaküljes on tal tüür, et ta saab selles edasi liikuda. Ja me saame talle öelda, et kuhu minna. Et siin on näiteks 4 glaiderit, allveeliugurit pandud teele ja nad on oma missiooni ära teinud ja siis tagasi tulnud. Ja nii kasutame meie ka. Siin on see skeem veel korra, et kuidas ta käib, et ta käib all mere, siis ta ei saa sidet pidada, kui ta pinnale tuleb, siis ta saadab satelliidi kaudu meile andmed ära, käib jälle all, tuleb üles ja nii edasi ja me anname ise ette, kuhu ta minema peab ja ise me ei pea mere peal olemagi. Ja meie üks töö, mis me hiljuti just tegime, võib-olla olete kuulnud, et juba väga palju aega tagasi juhtus üks väga suur õnnetus ühe reisipraamiga Estonia ja nüüd selle Estonia juures siis käisid uuringud ja meie ülesanne oli siis see robot sinna kohale saata ja et ta käiks üles alla ja mõõdaks, et kui hästi vesi läbi paistab, et siis need, kes teevad laser ülesvõtteid sellest laevakerest, et nad saaksid töötada, sest kui vesi on hägune, siis ei saa. Ja
meie siis see Glider käiski niimoodi ja Glideri nimi on meil Miia. Siis ta käis selle laeva ümber siin üles-alla, siin on need joonised, kuidas ta üles-alla käis ja siin nende skeemide peal on siis, mis ta siis ära mõõtis, et see ülemine, kus on siis kuskil pinnast kuni 80 meetrini ja see lilla on see, kus on siis vesi läbipaistev, aga seal, kus ta läheb roheliseks ja punaseks, siis seal on vesi selline, et seal ei saa tööd teha ja õnnetuseks just sel aasta, kui eelmine aasta taheti hakata seal neid uurimistöid tegema, siis meil kogu aeg see aparaat siis tõusis pinnale, saatis andmeid, et põhimõtteliselt seal läbipaistvust ei olnud ja kui pärast läks läbipaistvus paremaks, siis sai alles tööle hakata. Ja siin on üks video, kuidas siis see Glider või allveeliugur peab vastu ühe kuu merel, siis me peame minema tal patareisid vahetama ja selliseid inimesi on meile hirmsasti vaja, kes on siis tehnikud ja tunnevad, kuidas juhtmed kokku käivad, et sinna näete, üks professor paneb juhtmeid kokku, ega tal väga hästi ei lähe, et muudkui mitmeid, see on nüüd patarei, mida on vaja ära vahetada ja siis jälle ta tuleb juhtmed ära kokku panna ja siis niimoodi see Glider või allveeliugur kokku panna, et ta oleks veekindel ja saaks jälle minna oma missioonile. Nii, õnneks ta sai hakkama. Ja põhimõtteliselt nüüd ongi valmis. Aga mulle meeldib ühte teist videot ka näidata. See on siin nüüd jällegi mitte Läänemeres. Läänemeres ei ole Gliderile või selle allveeliugurile vaenlaseid, aga ookeanis, kui ta seal ringi on, ujub see robot, siis seal võivad tulla muidugi haikalad uudistama ja ka kilpkonnad ja kõik teised. Ja see haigala oli nüüd selline tore haigala, et vaatas ja läks minema, aga mitte alati. Ja see on üks asi, mille pärast neid aparaate tuleb hästi tugevaid ehitada, et kui keegi pihta läheb, et katki ei lähe. See haigala õnneks läks minema. Teine probleem, mida me väga palju uurime, on siis prügi. Et huvitav, meil on selline manta võrgutaoline võrk, millega me püüame mikroprügi merepinnalt ja see manta on siis selline rai, mis filtreerib endast vett läbi, et süüa saada, aga meie filtreerime sealt vett läbi, et mikroprügi koguda. Ja siis kogume selle võrgu sisse, sõeltega sõelume läbi, kui me tahame setetest võtta, siis kasutame erinevaid seteproovivõtjaid, koppasid ja vaat, mis välja tuleb. Et siin on, kui te nüüd tähele panete, siin on kirjas, et kui suured, siin on need 0,33 millimeetrit, et need kiud, mida me tavaliselt seal merest leiame, palja silmaga te neid ei näe, tundub, et vesi on puhas, aga kui lähed püüdma, siis tegelikult leiab hästi palju. On igasuguseid kiusid ja siis alumised need pallikesed, mis te arvate, need on? Ei ole. Need on palju väiksemad, need on sellised, kui tüdrukud kunagi suureks kasvavad, siis alati vaadake oma kosmeetikavahendite peale, kui te poest ostate, et kas seal on plastiosakesi sisse pandud või ei ole. Need on näokoorijad. Need siin paremal, need on ka kõik nendest kosmeetikavahenditest näokoorijad, mis lõpuks satuvad merre. Ja meres me neid püüame välja. Aga meres on ka igasugused muid, näiteks see alumised, siin on lihtsalt kilekoti tükikesed, mis lõpuks on lagunenud sellisest väiksteks tükkideks. Ja siis me teeme igasugust modelleerimisi, püüame siis saada, et kui nüüd jõgedest tuleb hästi palju need plastiosakesi sisse, et kuhu nad siis meres jõuavad, ja siin on näiteks Soome lahe pilt, et on selge see, et kõige rohkem on neid siis seal, kus kõige suuremad jõed tulevad sisse, Neeva jõgi või Narva jõgi ja siin Tallinna ja Helsingi kandis, et seal on kõige rohkem prügi. Nii et püüdke siis seda prügistamist vältida. Ja siin peaks olema nüüd mul vist paar videod. Siin on üks video, kus ta on ingliskeelne, et rohkem sellest prügi uurimisest, et mida meie instituudis oleme viimasel ajal teinud. Et kui mul on veel aega, et siis ma lasen selle läbi. Unfortunately, not in the form of a festive holidaymaker. It's because of the holidaymakers that I'm littering the countryside like this, as they stuffed me into a bin that was already too full when they left the campfire site. Wild animals came to investigate. The wind blew, so I ended up slowly disintegrating here. Fortunately,
I was picked up by cleaning bee volunteers. I suppose this is the way that other things travel also, from the rivers towards the sea. Urban wastewater contains fine particles, and the clothing industry contributes fibers. The Baltic Sea is not full of floating bottles and other things, but there is a problem. The exact amount of microlitter currently found in our seas and oceans is still anyone's guess. But I did hear the cleaners say that the matter is being investigated. Tallinn University of Technology, or TalTech, has a division of marine physics and a laboratory of marine ecology, where a group of researchers are involved in the CLAIM project. It aims to prevent the littering of Europe's seas by utilizing innovative methods. One of the things they are doing here is mapping data. How much microlitter is there and where it's coming from? They have developed water sampling technologies and measurement methods which have enabled them to find surprising new data from the already fairly well-studied Baltic Sea. For example, a collector that catches particles of 3 different sizes. The system is easy to use and can be installed on any vessel. It would be great if all of these innovative technologies would also be adopted in other countries, so that we could have a complete picture and comparable data on the pollution of the world's oceans. To deliver results, this problem must be tackled globally. The models and visualizations on the researchers' screens, where the collected data takes shape, are particularly exciting. They have maps that clearly depict where microlitter from specific rivers ends up. This should help to decide where the risk is greatest, where different types of treatment facilities should be designed quickly so that our marine ecosystems suffer the least damage. Ma loodan, et saite aru siis, et Läänemeres ei ole asi nii hull, aga põhimõtteliselt samamoodi me leiame ikka päris palju seda mikroprügi ja kus ta pärineb on enam-vähem ka teada. Aga nüüd, kas see ka meie toidulauale jõuab ja mis edasi saab, et see juba sõltub väga palju siis nendest, kes kala püüavad ja meist kõige rohkem, et me ei prügistaks merd. Ja sellega ma panen nüüd viimase video käima ja minu etteaste ongi lõppenud. Lihtsalt vaadake seda, et mõnikord on merel päris tore. Ja kui te tahate, siis alati TalTech ootab teid.
nii, aitäh! aitäh, mina sain küll uusi teadmisi. Mina ka. Aitäh, teadur Urmas Lips!